Ühesõnaga, sa oled Tartu piirkonna ainus üksik kandidaat. Jah. Kus raha said? Laenas. Ja milleks? See ei pakuks nüüd sulle seda Riigikogu kohta siiski. No oli vaja sõnum tuua inimestele ja ütleme, et mul on selline meediablokaad on peal, et isegi teatud kommentaarid on nagu, ma ei saa enda arvutist ei saa postitada. Mis põhjusel siis? Jüri, tähendab siin selle eelmise aasta alguses kirjutasin Ekspressi ühe selle arvamuse, et kanepi legaliseerimine, et see aitaks nagu ühiskonnas seda alkoholismi kavida, et hästi valesti on nagu kajastatud meedias kanepit üldse. Ja siis üritasin tähelepanu juhtida ka sellele. Aga ei olnud võimalik. Et näiteks kui ilmus see artikkel, et kanep on sama ohtlik kui heroin. Mina uurisin siis, otsisin välja selle artikli ja selle uurimuse üldse, et millele see nagu artikkel baseerus. Ja see rääkis hoopis teist juttu. Kirjutasin Tervise Arengu Instituuti Mari Jakobsoni, et see saadab, see sõnum saadab väga vale signaali välja inimestele. Kanepide tarvitajaid on tegelikult palju. Nagu Aeg kirjutab, et see on sama nagu heroin, et siis vale sõnum natukene inimestele. Aga lubati üle vaadata artikkel ja ei mingit muutust. Su jubedalt on see alkohol hambus. Mis sul joomise vastu siis on? Joomise vastu konkreetselt ei ole midagi, aga see liigtarbimine. Olen ise seal olnud ja olen kõrvalt näinud nagu, et mida see teeb. Ajalehtedes on ju uudised olemas, et seal, kus alkohoolik pussitas oma ema surnuks, ei tea, mida ta tegi ja peksavad lapsi ja naisi ja kanepi tarvitaja ei tee selliseid asju. Mingisugused ohud ju kanepil ometi on, sa ju seda möödad? Kindlasti on. Aga see, miks tema keelustamine nagu põhjendatud on, et seda mina nagu ei ole. Ma ei saa aru sellest lihtsalt. No talupoja ütleks, et alkohol on meile selline tuttav mürk, me oleme aastasadu, kui mitte tuhandeid sellega elanud. Me oskame seda tarbida ja seda tagerga nagu ära seedida. Miks sa meile kanepit tahan asemel pakkuda selle? See ongi see hetk, kus nagu mina tegelikult vaidlen vastu. Me ei ole ära harjunud ja me ei oska tarbida. Uudiseid ma loen. Ja mida see alkoholi liigtarbimine tegelikult põhjustab. Ja on ju seal, ma vaatasin jõuluõhtul televiisorit. Seal oli iga reklaamipause oli 3 alkoholi reklaami, et reklaamivad seal, et parim kingitus ja siis on mingisugune pudel. Ja samas pühade ajal perevägivald sai nagu politseis sai rohkem väljakutsi ja enamus ikkagi purjus. Mida sa ütled siin inimestele, kes kujutavad ette, et kanep see on hüppelaud kangemate droogide? Sul on kindlasti see vastus valmis mõeldud. See on nagu tegelikult, kanep on lihtsalt üks selline etapp sinnamaani. Et esimene keelatud asi, mida inimene ikkagi proovib, on alkohol. Ja alkoholi mõju ongi selline, et ta annab selle lubaduse, et kohe hakkab hea. Aga tegelikult nii hea ei hakka. Ja siis kogu aeg on vaja peale võtta. Et see on ajukeemia, et siin ei ole seotud väga sellega, mis on inimese tahtejõud või mis iganes. Sul endal viinakorradiga kuidagi lähen suhe sisse? Olen näiteks trepikodas ööbinud. Olen isegi varastanud kohast viina.
aga siis noh, selle mingi hetkel mul tekkiski ligipääs ükskõik millele ma tahtsin. Sõltumata sellest, kas on seaduslik või mitte, kofeiini, tabletid, kanep, alkohol, kangemad narkootikumid. Ja siis mingi hetk ma hakkasin lihtsalt järjest rohkem kanepit tegema ja järjest vähem jooma. Nüüd on mul stabiilne töökoht. Väike kodanik tegelikult, pangalaen ja aga kui ma oleks alkoholi peale jäänud, et siis arvatavasti istuksin pargis, kui kuskil praegu jooksin seda 2-liitrist pokki. Mis sul see tarbimissagedus praegu on siis kanepi puhul? Sõltub kõik jälle sellest hetkest, et mõnikord kuu aega ei tee, mõnikord teed nädalas mitu korda, mõnikord teed lihtsalt iga päev mitu nädalat järjest. Et kuidas tuleb tuju? Miks sa seda üldse teed? See on selline, minu jaoks ta aitab sellist sotsiaalset häregust natuke leevendada. Et mul see kõnehäire sellepärast, ma olen põdenud kogu aeg, siis mul oli 2000-ndal oli autoõnnetus. Praegu mul olnud 7 plastilist lõikust, et see mina nagu otseks saada. Ja siis elasingi niimoodi, kõndisin mööda kõrvaltänavaid, pea maas ja mõned inimesed kõndisid lihtsalt vastu, näitasid näpuga ja hõikasid väärindasid. See kus elad siis sihukest elu, siis fakt on see, et sa pead midagi targuma. Ja probleemid on ju tegelikult kõigil inimestel. Miski muu peale selle kanepi teema huvitab poliitika juures? Tegelikult huvitab, et mul lihtsalt terve see teema, kus riik kaitseb riiki, mitte nagu inimest, igasuguste seaduste ja asjadega. No, mina näiteks tean, et kui ma panen iseendale kanepid kasvama koju, siis maksimaalne karistus on 5 aastat. Kui ma vägistan, tapan lapse ära, maksimumkaristus 5 aastat. Et see on siis ka põhjus, miks me intervjuud su kodus ei saanud teha? Ei, ma kindlasti ei kasvata midagi ise, ma olen liiga palju võtnud sõna. Et ma arvan, et kui väiksemgi vihje minu peale tuleks, siis ühiskonnal ja neil, kes seda alkoholist saadavat raha nagu liigutavad, nemad suurema meelega tõstaksid väga kuskil. Nagu, et ma räägiksin natuke vähem. Aga üldiselt, kui ma raadiot näiteks kuulan, siis tuleb sealt iga 3 minuti tagant võta laenu, võta laenu, võta laenu. Esimene laen on tasuta, mida nad lubavad. See on hullem narkotiilega. Esimene doos on tasuta, võta proovi. Ja praegu, kui näiteks hakati seda seadust kaaluma, et neid piirata, neid kiirel ladaalfirmad tegutsemist nagu üldiselt, et ei võetud vastu lihtsalt. Ja siis Miks see nii on siis? Erakonnad, neil olid omavahel mingid ütlemised arvatavasti. Aga see ju, seadus ju kaitseb inimest tegelikult. Ka nendel on seal omavahelised pinged ja tühja see inimene. Nad ei teagi, kuidas tegelikult elab see tänapäeva töölisklassi inimene. Kui nüüd juhtubki nii, et pääsedki parlamenti, kuidagi pead sa ju nende samadega, keda sa siin kritiseerid, hakkama koostööd tegema. No ma saan ju teha koostööd nendel aladel, mis on nagu inimesele olulised. Et erakonnaga ma ühegiga ei mõelnud liituda puhtalt selle pärast, et siis ma pean hakkama kaitsma erakonna huve. Ma kaitseksin ka parema meelega nagu inimeste
inimeste huve. Et ma ei tea, palju ma seal suudaksin üldse ära tegelikult teha, aga lubada ma saan ainult seda, et ma korralikult klopin vahtu selle, mis see Toompeal toimub. Kellegi poole ikka süda hoiab rohkem. No nüüd ise, see on 100% selge, et pigem rohelised. Seepärast, et rohelised on võtnud ka selle kanepi teema endale. Ja värv ühendab praegu. Ja põhimõtteliselt värv ühendab. Et roheliste praegune see juht, kes seal on, et tema mingi ka aasta tagasi postitas kanepi kohta enda Facebooki lehel mingisuguse libauudise ja ta uskus seda. Uuris natukene ja praegult on programmis sees. Mis sul prognoos on, millal juhtub see, et me saame rahulikult omaks tarbeks kanepit tarbida? Natuke peale Soomet. Aga see protsess on üsna ühesuunaline või võib ka teistpidi minna? Meil on probleemiks see, et valimise aktiivsus 18 kuni 30 on hästi madal. Ja see kanepi vastane see propaganda on toimunud juba 100 aastat. Ja selle kogu oma elu selle propaganda sees enam nad ei hakka seda mitte kunagi toetama. Ja erakonnad esindavad ju nende huve, kes neid valivad. Et kui mõnel erakonnal on peamine valijaskond Lasnamäel, siis ta esindabki nende inimeste huve, kes on Lasnamäel ja teistest on tühja. Aga kui sa ise pulti saaksid, siis ma saan aru, et pihtide vahel läheksid kiirlaenufirmad. Kindlasti läheks kiirlaen, läheks alkoholi reklaam täielikult nulli. Mitte kuskil, mitte midagi. Aga siis kui inimestele ma arvan, et mitte kogu aeg peale käia, et joo, et siis ta ei jookski nii palju. Ja ma olen üsna kindel, et piirangus saaks ka tegelikult siis juba kaotada ära müügipiirang. Kui sa natuke ise endaga vastu ei lähe. Ühelt poolt just kui kaitsed isiku vabadusi ja teisalt tahad meil kraanid kinni keerata. Mis kraane keerata kinni? No ma olen näiteks kiirlaen värimees, mulle meeldib seda teha. Sinusugune võimule saab on ju mul lips läbi. No olen arvestanud sellega, et mul nagu vaenlasi tekib kindlasti palju, aga tavainimese eest tuleb seista ka, et mitte ainult nende eest, kes nagu võtavad tavainimesed seda vähest rahakest käest ära, mis neil tegelikult käes on. No ega keegi vägisi ei võta. No see on puhas reklaami mõju ja on inimesi, kes lihtsalt lähevad õnge. Valimisreklaamiga on ju samamoodi, et need, kes enda nime tihedamini suudavad meedias välja öelda, need saavad ka rohkem hääli. Jah, just rohkem ei piinaks siis. Ei olegi midagi rohkem. Üks mõte on mul nagu kindlasti veel. Esindusdemokraatia Eestis kehtib. Aga kui rahvas midagi nõuab, siis rahvast ei kuulata. Et sellistes küsimustes, mis rahva moraali puudutavad, mina enda arvamuse jätan endale. Mina küsin rahva käest, mida rahvas tahab ja hääletan nii, nagu rahvas tahab. Rahvas on ju sinna valinud. Ja rahvas ütleb, et kanep on saatanast. Kui mina ei suuda inimestele selgeks teha, et see ei ole nii hull asi, siis nii kaua ei saa seda ka tänavatele lasta, et see tekitab ainult sugust viha ühiskond. Aga mingi hetk kindlasti see informatsioon liigub, praegu juba informatsioon liigub.
ja see kehtib nagu siis absoluutselt igal pool, mis su seisukoht näiteks kooseluseaduses on. Ka ju rahvas seda tegelikult ei taha, peaksime siis nii kaua kinni hoidma. Mina olen pooldaja tegelikult. Aga see, kuidas seda vastu võeti, öeldi, et me võtame, rahvas tuli tänavatele, ütles, et ei võta, selgitustööd ei tehtud. Ja kui rahvas tuleb tänavatele, ütlevad, et ei võta, lükkab edasi ja teeb rahvale täpselt selgeks küsima rahva käest, mis neile seal ei meeldi ja miks ei meeldi. Vast, et loogilist põhjendust, miks ei meeldi, ju tegelikult ei ole olemas. Kas sa seda põhimõtet laialeksid siis absoluutselt igale poole, et riik ei tohiski teha midagi, millel on 51% rahvast vastu? Või mingid erandeid siiski näed siin? Selles mõttes küsimus on hästi keeruline, aga tegelikult ma olen nõus. Kui enamus rahvast on vastu, ükskõik mis see ka ei oleks, sa ei tohi seda lihtsalt teha.